Siin on Bingo, tahan juba ette ära öelda, et nii mina kui ka Sunday olime siin videos mõlemad 0 tunni une peal ja ma olin 24 tundi kodutunud. Seega vabandust, et me näeme siin videos välja nagu 2 rotti. Ma etan juba, et tulekul on väga palju halbu Eurovisiooni nalju, nii et buckle up. Ja by the way, ainult 25,3% teist on mu kanali tellitud, nii et kui sa veel ei ole seda subscribe nuppu vajutan, siis kindlasti tee seda, see on tasuta ja toetab mind väga palju. Aitäh! Igatahes nautige! Ossa raisk, hello! Ma olen Bingood ja ma olen täna siin koos kohvriga. See siin on Sunday. Täna on pühapäev ehk siis täpselt 1 päev pärast Eurovisiooni ja nagu te teate, siis mina kui ka Sunday mõlemad oleme väga suured Euroka fännid ja me lihtsalt tahtsime võib-olla veits enda muljeid ja arvamusi jagada selle aasta Eurovisioonist, sest nagu teada, see oli väga suur aasta Eesti jaoks eriti. Mis on nüüd sinu nagu lemmikhetked võib-olla poolfinaalidest või siuksed meelde jäävad momendid? Esiteks alustaks kohe Leeduga. Täielikult drop-finaalis. See, kuidas nad seda masinat kasutasid. Ma ei mäleta, kas keegi veel kasutas seda. Aga Leedul oli seda nagu näha. See oli lahe, jah. Ma olen õnnelik, et kõik Põhjamaa riigid ja kõik Balti riigid ühesõnaga said finaali. Seda ei ole juhtunud päris ammu. Ja Eesti loomulikult oli kõikidest nendest parem. Mis veel poolfinaalidest võib-olla meelde oli see, et see tuli veits üllatusena, et ei Tšehhi ega ka Austraalia ei saanud edasi. Eriti minu jaoks mulle väga meeldis Tšehhi laul. By the way, see kõlas veits nagu Jüri Pootsmani Play, aga mulle väga meeldis ikkagi nagu parem versioon. Blow me a kiss goodbye. No one my tears to dry. It's getting late. And be that as it may, I turn to you. Aga see oli nagu šokker. Ma võib-olla ise nagu Austraaliat ei fännanud, aga ma arvan, et Austraalia oleks väärinud rohkem finaali kohta kui näiteks San Marino. Mul on tunne näiteks see, et Eesti läks nagu finaali esitus tuli palju paremini välja kui poolfinaalis, minu isikliku arvamuse järgi. Aga see on ka loogiline, sest et pandi rohkem vaeva sisse ilmselt. Kindlasti. See, et Soome läks poolfinaalis veidikene kehvemini kui Lätil. Soome oli 3, Läti oli 2. Üleüldiselt Läti nagu performance mulle väga meeldis. Kui ma esimest korda kuulasin Läti laulu, see tundus väga nagu rahulik ja ma ei teadnud, mida nad teevad sellega. Aga mulle väga meeldis, et nad jätsid selle nagu halda temaatika või siukse nagu maagilise lavashow, nagu neil oli ka muusikavideos. Really loved it. Lätis on kuuavarpalised haldjad. Minu jaoks also Portugali edasipääsemine oli deserved minu arust. Ma tean, et väga paljudele ei meeldinud Portugal, aga minule isiklikult meeldis. Kuigi see aasta, mis mulle veel silma on jäänud, on nagu see, et väga palju bände on. Ma ei tea, aga see on lihtsalt minu arust see on rohkem kui varasematel aastatel. Kindlasti. Ja, sest meil on nagu Ukraina, meil on Portugal, Leedu. Tehniliselt. Läti jah, põhimõtteliselt jah, vokaalansambel nagu. Rootsi. Jah, ühesõnaga neid on väga palju. Ja mulle väga meeldis Portugal ja mulle meeldis ka Ukraina. Inimesed ütlevad, et Ukraina sai edasi ainult sellepärast, et poliitika. Minu arust see oli jällegi deserved edasisaamine. Ja nad võitsid selle poolfinaali. Jah, nad võitsid tolle poolfinaali, mis on nagu minu arust mega lahe. Mulle väga meeldis nende lavakujundus ja nende outfitid ka laval. See oli mega lahe. See oli väga neoon. Neoon ja see neoonroosa. Kuigi ma kuulsin, et neil oli nagu enda National Finalsites oli see muru vibe. Võib-olla seda oleks tahtnud nagu näha ka Eurovisioonil, aga mõne punktikes oleksid nad ikka saanud. Muru vaibast. Ja Lätil oli haldjad ja Ukrainal oli muru. Mingi neonrohelisega tüüp jooksib see käärja. Lihtsalt see on ju käärja. Okei, liigume edasi finaali juurde. Kuidas sa nagu üldiselt finaaliga rahule jäid? Mis sulle nagu meeldis? Mu arust see finaal isegi oli täiesti okei. Ehk siis võis vägagi rahule jääda. Ei, see nõus. Mulle meeldib, et see oli üks kõige tasavägisemaid finaale, mis meil on aastate jooksul olnud minu arust, sest nagu näha, võitjad ei ennustatud see aasta. Alguses küll, Eurovisiooni alguses ennustati korraks, et Austria võidab, aga päris pikalt oli seal nagu Kihlvi ja kontorite ennustuses hoopis Rootsi. Ja nagu näha, Rootsi ei võitnud see aasta, vaid võitis Austria. Ja tänu sellele oligi Eesti parem. Ja, Eesti on parem kui Rootsi. Me saime top 3, top 2, mis iganes riik. Liiga poliitiliseks. Ma olen apoliitiline, aga ikkagi oleksime saanud muidu teise. Võib-olla isegi võitnud. Jah, ei ma nõustun sellega, et nagu võib-olla see on nagu
ma ei taha nagu siin mingeid official take'e võtta, aga ütleme nii, et ma arvan, et Eurovisioon nagu peaks enda nagu me kõik teame, Eurovisiooni nagu EBU nagu reeglid on natukene lappes viimastel aastatel olnud. Ja seda isegi ütles Neemo, et võib-olla peaks Eurokas ka just. Nagu näha, siis eelnevatel aastatel on tõesti väga palju probleeme olnud sellega seoses ja jah. Kuidas sulle opening act meeldis ka? Ja opening act minu arust lahe. Üks parimaid. Mulle meeldis opening act. Mulle ei meeldinud nii poolfinaalides kui ka finaalides need vaheosad. Need olid igavad. Need olid natuke igavad ja natuke cringe. Poolfinaalis, ma ei mäleta nüüd esimeses poolfinaalis vist, siis kui nad tegid seda Switzerlandi muusikali, see oli nagu... Kuule, Petra Meede oli vähemalt seal. Petra Meede. Love Petra, reaalselt. Ja mõned actid, nagu interval actid oleks võinud tõesti paremad olla. See, kus olid need eelmise aasta omad, see oli bänger. See Sylvester, Cherry... See oli lahe, kus Sylvester Belt, jah, nemad täpselt. Finaalis veel, see interval act, Kääri ja Baby Lasagna. Loved it. Väga lahe. The most epic anime fight I have ever seen. Võib-olla see on ka jälle minu arvamus, võib-olla see nagu lavakujundus või kuidagi see fight siin oli natuke minu jaoks cringe, aga mulle muidu meeldis, see oli tore. No, cute. Lähme juba moe peale üle. Mul on päris mitu fashion take'i siin. Me oleme moedetektiivid nüüd. Esiteks, esimene poolfinaal outfitid head, teine poolfinaal outfitid. Mis juhtus? Eriti nagu, kui see naine, kes kandis seda pükskostüümi, see ülemine osa oli mega ilus ja see alumine osa, need püksid ei läinud minu arust üldse kokku. Ja see teine naine, kellel olid need suured litrid põhimõtteliselt, ta nägi straight up välja nagu merineitsi või mingi kala, nagu need nägid välja nagu soomused. Ma saan aru, et see oli nagu upcycled ja värki, aga it wasn't giving. Ma oleks läinud mingi nagu ohutuma teed. CD kettad. Mis värk nendega on nagu? It's giving kala. It's giving Nemo. Who broke the code? It's giving Nemo, kes broke his dress code. Rääkides Nemost, opening act. Seal tal oli väga ilus kostüüm, loved it, aga see teine interval act, kus ta oli, see kostüüm, ütleme nii, et Marko võttis mul sõnast suust. No nagu Maire Aunastega jube halvas tujus. Sorry, not sorry. Minu arust ei olnud väga nagu fashionable või kuidagi... Laul oli äge see eest. Laul oli äge, aga outfit ei givinud minu jaoks, ei serveerinud. Ja another reference from the same year. Kuidas jäid rahule top 10-ga üleüldiselt? Switzerland, Roopt, Eesti, oleks on veits parem olla. Rootsi, thank God, et nad ei võitnud. Austria, nad päästsid meid literaali. Thank God, et Austria eksisteerib. Aga kui ei oleks toda riiki, kes sai teise koha, siis kas sa oleksid Austria võiduga rahul või? Las ma nüüd mõtlen. Kui neil oleks olnud väga väike vahe, kui tal oleks olnud väga väike vahe Tommiga, siis oleks siuke veits kaheldav. Aga muidu see oli siuke väärikas. Mul on ka õiges võitja kohta öelda. Minu arust Austria oli vääritud võit, aga ta läks liiga samasse pange eelmise aastaga. Minu arust hästi suur probleem see aasta lauludega on see, et neil on väga sarnane ülesehitus. 2 minutit tavalist laulu ja siis teise minuti peal tuleb mingi sa ei expectinud seda üldse koht. Hästi palju kasutati ka modulatsiooni. Ja ühesõnaga, teise minuti peal tuleb mingi sa ei expectinud seda. A.k.a. Austria, Parapadabastu, eks ole, seal oli modulatsioon. Islandi laulus oli modulatsioon. Belgia laulus oli siuke unexpected lõpp. Fun fact Islandi laulu kohta. Põhimõtteliselt. Neil oli Minecrafti delfiin. See oli lahe. Ja nad kiitsid selle teise paadilaulu võidu heaks. Hell jaa. Paadilaulud. Me saime Minecrafti Eurovisioonil enne GTA 6 nagu. Mis asja pole võimalik? See ei ole võimalik konkreetselt. Mis veel? Toomas. Ta tegi väga hea tulemuse. Jaa, aitäh Tommile reaalselt. Ma lausa teeks talle espresso macchiato välja. Euraka huumor. Ma pane siia laughing effect taha raisk. Mul on tunne, et eestlased olid liiga skeptilised Tommi osas. Mina uskusin Tommisse. Mina teadsin, et Rootsi hype ei olnud nii suur, kui see päriselt Ma palvetasin Rootsi downfalli.
ja kõik on tänu Sundeele. Tänage mind. Kommenteeri alla, aitäh Sundee. Kes sul lemmik oli, kui välja arvata Eesti? Šveits ja Islandi Escobrod. Okei, aus. Ja Prantsusmaa ka veel. Okei, oh my god, räägime siis juba sellest. Prantsusmaa oli roob. Jaa. Reaalselt, mida hekki rahvas? Prantsusmaale ei antud punkte või? Mina... Šveitsile ei antud punkte. Šveitsile ka ei antud punkte, aga Prantsusmaale anti nagu liiga vähe punkte, vaata. No, hea. Ja see on nagu hullumeelest, ma prediktisin, et Prantsusmaa võidab, sest minu jaoks oli nagu väga siuke ilus ballaad, mis nagu näha žüriilt sai see päris palju punkte. Ma arvasin, et see läheb inimestele rohkem peale, sest see oli nagu väga nagu südamlik. Mulle meeldisid kõige rohkem see aasta, ma arvan, Norra, sest et see oli üks lauludest, mida ma päriselt kuulasin enne nagu Eurovisiooni päris palju. Aga mulle ei tea Norra, Leedu, Ukraina, performance'i lava... Shout out Belgiale. Belgia staging lava, lihtsalt. Belgia staging ja lava oli nii äge. Mulle meeldis Belgia ja Läti lava, aga laul mulle võib-olla nii väga ei meeldinud. Ma pean kahjuks admittima, et mulle veits meeldis Rootsi. Teate, kes mulle veel meeldis või? Erika Vikman, reaalselt. My queen. Ma olen straight. Ta oli roopt. Ma olen 99% straight, aga tema raisk. Nagu ütles see Soome kommentaator, mother is mothering. Mother is mothering, täpselt nii. Täiesti haige. Üleüldiselt rääkides Erika Vikmanist, ta lavaesitus. Minust laulu nagu näha 69 Eurovisioon ikkagi, see on nagu... Ahaa. See kõlas nagu see Marko, midagi, mida Marko Matvere. Mitte Marko Matvere. Piraadi see. Ei, aitäh. Thank God, et Eesti Eurovisiooni ei võtnud, sest et me ei kannataks välja järjekordselt Marko Matvere saatejuhtumist. UK kohta tahaks ka rääkida veits. British K-pop, hell yeah. UK-ga oli see, esiteks rahvas 0. Halloo. Šveitsiga täpselt samamoodi. Mida v***? See on nagu 0 ei olnud ka täiesti vajalik, eks ole. UK-ga oli lihtsalt see, et nad reaalselt tegid muusikali meile põhimõtteliselt. Minu Eurovisiooni bingokaardil ei olnud näha UK muusikali. Mul ei on näha ka 0 punkti seekord. Olgem ausad. Jah, ausalt. Ma ei oodanud 0 punkti see aasta. Tead mis või? No. Portugal oli ennustustabelites viimane, aga nad lõpptulemuses ei olnud vist isegi. Hell yeah, we beat the odds. Jaa, mul on tunne, et see aasta panid väga kihvi ja kontorid panid suht pange. Ja see kuradi kääri ja baby lasanjaga see asi ka veel. Põhimõtteliselt, kui see kääri ja baby lasanja anime fight ära lõppes, eks ole, siis põhimõtteliselt kääri oli nagu Europapa. Mingi Europapa, thank you, vaata. Baby lasanja ütles thank you. Ja siis ütles kääri aga thank you lõpuks. Also, kõik spokespersonid, Slay, Eestit esindas. Mina. Ahaa, kohver tähendab. Ja Leedut esindas Silvester Belt. Thank God. Ma ei tea, mul ei ole rohkem. Ja Lätit esindas Tons, Veelav Baltikumid. Veelav Baltikum, tea täpselt. Mitte, et me oleksime praegu ühes Balti riigis, tähendab, seal on Tartu rattad. Seda ei ole vist näha. No kujutage ette, et seal on Tartu rattad. Kokkuvõtteks, mis me sellest aastast arvasime? Hea, halb, sitt. Pooled riigid roobt, muidu väga hea. Jaa, ma olen väga rahul. Ma olen pettunud eestlastest, kes ei uskunud Toomasesse. Toomas Sularaha on goated. Ma peaks ostma ta merchi. Peaks ka palun annetage raha talle, et ta saaks osta Toomas Sularaha merchi. Aitäh. Ja ma olin Toomase fänn enne Eurovisiooni. Mina ka. Okei, nüüd tuleb lihtsalt siuke väike kõrvalepõik. Ma olin üks nendest, kes Eesti laulul, kellele ei meeldinud absoluutselt espresso macchiato. Aga kokkuvõtteks ma olen väga rahul, et eestlased tegid selle valiku saata see Eurovisioonil ikkagi. Ja põhjus, miks mulle ei meeldinud see, oli konkreetselt sellepärast, et kui sa vaatad Tommy Cashi varasemat loomingut, see on nii kastist välja. Ja siis ta saadab Eurovisioonile kõige tavalisema poplaulu põhimõtteliselt. Kõige catchima, tavalisema, klišeema poplaulu. Aga tegelikult ma vaatasin... Ma linkin selle infonuppule. Ma eeldan, et see on siin. Overthinking Eurovision on Overthinking It. Overthinking It on siuke lahe channel. Ja ta tegi 40-minutilise video, mis rääkis Tommy Cashist ja kui suur geenius ta on. Ühesõnaga, soovitan vaadata, see oli siitaks hea video. Ja see kuradi ETV erisaade ka Espresso Estonia. Miks selline nimi nagu I fucking can't? Espresso Estonia. Ma ei ole näinud, actually. See on Jupiteris. Davai. See ka tuleb kuhugi siia. Ja ma panen need lingid ka alla descriptionisse, kui te tahate vaadata.
aitäh Toomas sularahale, aitäh Eesti riigile, aitäh Eesti rahvale, et te tegite riskantse valiku. aitäh EBU-le, et nad see aasta normaalse Eurovisiooni korraldasid. Šveitsi TV, fuck EBU. Okei, aitäh, oota. Mul on reaalselt sääsed hammustanud nagu jalad ära täiesti. No obviously me kõik oleks tahtnud, et Eesti oleks võitnud. Välja arvatud need, kes ütlesid TikToks, meil ei ole raha selle jaoks. Me oleksime leidnud selle raha. Seega, ühesõnaga ikkagi, Eestil oleks võinud veel paremini minna, aga ma olen väga-väga rahul, et Eesti sai üldse nii kõrge tulemuse. Me kõik kiljusime Provaplay kodus, kui Eesti sai oma punktid kätte. Parim tulemus peale 2002 aastat. Jah, seega, ja aitäh vaatamast ja bingo out. Kerma.